Tere! Minu nimi on Ene Talv. Ma töötan Maksu- ja Tolliametis tolliosakonnas ja räägin teile täna teemal Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi vahelise kaubandus- ja koostöölepingud päritolureeglite teemal. Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi vahel on sõlmitud kaubandus- ja koostööleping, mis on ajutiselt jõustunud alates 1. jaanuarist 2021. Ja väljendit, et ajutine jõustumine, see tähendab seda, et Euroopa Parlament peab selle lepingu veel heaks kiitma. Aga praktilises mõttes me juba kasutame seda lepingut alates 1. jaanuarist 2021. Alates 1. jaanuarist 2021 kaasneb kaubavahetusel nüüd Ühendkuningriigiga tolliformaalsuste teostamise kohustus. Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi vahelise lepingu alusel saavutati kokkulepe, et lepingu kohaselt ei kehtestata tollimakse ega kvoote kaupadele, mis vastavad päritolureeglitele. Ja niisiis, päritolureeglid ongi väga oluline kaubanduslepingute osa. Ja selleks, et nüüd oleks võimalik kohaldada madalamaid või nullmääraga tollimakse, tuleb järgida lepingus sätestatud päritolureegleid. Päritolureeglitega määratakse kindlaks riik, kus toode on pärit või kus toode on valmistatud. Euroopa Liidu kaubanduslepingu alusel madalama tariifi kohaldamiseks peab toode vastama lepingu konkreetsetele päritolureeglitele. Euroopa Liidu Ühendkuningriigi kaubandus- ja koostöölepingu päritolusätted on avaldatud Euroopa Liidu teatajas 2020. aastal L444/14 väljaandes. Kaubandus- ja koostööleping on mahukas dokument, kuid päritolureeglid on sätestatud selle lepingu artiklites ORIG 1 kuni ORIG 31, lehekülgedel 38–52 ja lisa ORIG 1 kuni ORIG 6, lehekülgedel 423–493. Ja need ongi siis nüüd olulised leheküljed ja olulised artiklid selles lepingus, millele päritolu kontekstis on vaja tähelepanu pöörata, kui selle lepingu alusel soovitakse kohaldada tariifset sooduskohtlemist ehk kaubelda Ühendkuningriigi ettevõtetega soodsatel tingimustel. Päritolureeglite kasutamise üldine põhimõte on, et kõigepealt on vaja teha kindlaks, kas toode vastab lepingus ette nähtud sooduspäritolureeglitele, kuidas peab toimuma sooduspäritolu tõendamine ning on ka juhiseid selle kohta, kuidas tollimaksusoodustuse taotlemine toimub sihtriigi tollis. Ja nendest asjadest nüüd siis järgmistel slaididel hakkangi täpsemalt kõnelema. See, kas toode vastab tootepõhistele päritolureeglitele, on sätestatud lepingu lisa ORIG 2. Seal on kirjas tootepõhised päritolureeglid, mis siis sisaldavad endas kaubakoodide ja kaubakirjelduste lõikes üksikasjalikku reeglistikku selle kohta, missuguseid kaupu
missugustel tingimustel võib lugeda päritolureeglitele vastavaks. Lepingus päritolusätted sätestavad, kas toode on täielikult saadud või toodetud ja see, kas toode on täielikult saadud või toodetud, selle kohta on lepingus vastavad artiklid, kus on siis need mõisted lahti seletatud, lahti kirjeldatud. See, kas toode on täielikult saadud või toodetud, see on peamiselt oluline elusloomade ja põllumajandussaaduste puhul, nendes reeglites siis. Ja nendes tootepõhistes päritolureeglites, mis asuvad siis lisa orig 2 lepingus, mõningate kaupade puhul on toodud ühele kaubale mitu tootepõhist reeglit. Kui on selline olukord, et on mitu tootepõhist reeglit, siis sooduspäritolu saamiseks see toode peab vastama vaid ühele nendest reeglitest. Nii-öelda võib valida, kummale reeglile vastavalt on võimalik selle toote sooduspäritolu tõendada. Selle slaidi juures tahan veel rõhutada, et lepingu lisa orig 1 on väga oluline. Seal on palju mõisteid ja üksikasjalikke selgitusi selle kohta, kuidas tuleb tootepõhiseid päritolureegleid, neid, mis on lisa orig 2 osas, kuidas neid mõista ja õigesti kasutada. Tootepõhiste päritolureeglite puhul võib öelda, et nad oma olemuselt jagunevad 3. Neid reegleid on nii-öelda 3 liiki. Esimene liik tootepõhiseid päritolureegleid, mis selles lepingus siis on, põhinevad siis printsiibil, et päritolustaatuseta materjalide maksimaalne väärtus või mass või muu täpsustatud nõue on kirja pandud. Näiteks see väljendub siis selles, et kasutatavate päritolustaatuseta materjalide väärtus ei tohi ületada teatavat protsenti tootetehase hinnast. Teiseks tootepõhise päritolureegli liigiks on tariifse klassifikatsiooni muutuse tüüpi reegel. Need on siis seda tüüpi reeglid, kus tootmisprotsessi tulemusena muutub päritolustaatuseta materjalide ja lõpptoote tariifne klassifikatsioon. Näiteks paberi tootmine, harmoneeritud süsteemi grupp 48, päritolustaatuseta paberimassist tootmine, kui paberimass kuulub gruppi 47. Tariifne klassifikatsiooni muutus, see reegel tähendabki seda, et kui päritolustaatuseta materjal töödeldakse ümber nii, et tema tariifne klassifikatsioon muutub, siis see reegel ongi täidetud. Ja on ka veel tootepõhiseid päritolureegleid, mis sätestavad siis väga konkreetse tootmisprotsessi ja näiteks eelkõige on see siis tekstiili, rõiva ja keemiasektoris kasutatavate toodete reeglite puhul. Lisaks tootepõhistele reeglitele on lepingus sätestatud ka olulisi artikleid, mida tuleb lugeda koosmõjus
tootepõhiste reeglitega. Siinkohal toon mõningaid näiteid. Ma ei hakka neid artikleid ükshaaval detailselt ette kandma, kuid minu eesmärgiks on see, et juhtida tähelepanu sellele, et tootepõhiseid reegleid on vaja lugeda koosmõjus teiste päritolureeglitega, mis lepingus on sätestatud. Ja nii näiteks artiklis ORIG 5 on öeldud, mida saab pidada täielikult saadud või toodetud tooteks. Ja mõningad näited olen siia toonud. Et Ühendkuningriigi Euroopa Liidu lepingu alusel saab pidada täielikult saadud või toodetud tooteks, näiteks seal kasvanud või koristatud taimed ning taimsed tooted või seal sündinud ja kasvanud elusloomad. Et kui on tootepõhises päritolureeglis kirjas, et toode peab olema täielikult saadud või pärinev, siis just nimelt selle artikli ORIG 5 kontekstis on vaja vaadata, et kas see nõue, see tingimus on täidetud. Artikkel ORIG 6, selles on sätestatud lubatud kõrvalekalded. Ja seda artiklit siis saab vaadata koosmõjus. Juhul, kui toode ei vasta tootepõhistele päritolureeglitele, siis võib lugeda selle toote siiski päritolu staatusega tooteks, juhul kui tingimused on täidetud. Ja selles artiklis ORIG 6 on need tingimused ja protsendimäärad näidatud. Ja see on nii mõnigi kord ettevõtjatele kasulikuks osutunud, sest seal on kas väärtusest või massist 10 või 15% võib siis tootepõhise päritolureegli nagu reeglist olla kõrvalekalle. Artiklid, mis on ebapiisav tootmine. Siin on siis loetelu nendest tegevustest, mida tehakse ja mida ei käsitleta toote tootmisel piisavana. Näiteks, kui ettevõttes toimub mingi värvimistöö või poleerimistöö või triikimine või muud taolised tegevused, siis neid loetakse ebapiisavaks tootmiseks, mis päritolu mõistes ei sellele tootele sooduspäritolu. Siis on artikkel ORIG 16 pealkirjaga mittemuutmine. Selles on sätestatud, et päritolu staatusega tooteid ei tohi pärast eksportimist ja enne vabasse ringlusse lubamist muuta. Toodet võib kolmandas riigis ladustada või saadetist võib jagada juhul, kui toode jääb kolmanda riigi tollijärelevalve alla. See on ka jälle üks oluline artikkel, sest tänapäeva logistika puhul võib väga vabalt olla niigi, eksporditakse, võivad liikuda mõne kolmanda riigi kaudu. Et oluline on siis meeles pidada, et peab olema täidetud mittemuutmise reegel.
Rohkem ma päritolu spetsiifilistel reeglitel praegu ei peatu. Tahan lihtsalt öelda, et kui ettevõte hakkab kaupu eksportima ja soovib tariifset sooduskohtlemist, et tema partner siis saaks kohaldada importivas riigis, et ilmtingimata on vaja süveneda konkreetse kauba päritolureeglitesse ja vaadata ka kõiki neid muid päritolutingimusi ja reegleid, millede kõigi koosmõjul saabki siis öelda, et kas need kaubad nüüd on sooduspäritoluga või ei ole need päritolureeglid täidetud ning kaupadele ei ole võimalik sooduspäritolu tariifset kohtlemist kohaldada. Nüüd järgmisena kõneleksin sellest, et kuidas on lepingus ette nähtud tollimaksusoodustuse taotlemine. Väga oluline artikkel on tollimaksusoodustuse taotlemise kohta artikkel ORI 18, milles on siis sätestatud tariifse sooduskohtlemise taotlus. Ja siin on öeldud nii: importiv pool võimaldab importimisel tariifset sooduskohtlemist käesoleva peatüki tähenduses teiselt poolelt pärinevale tootele importija tariifse sooduskohtlemise taotlemise alusel. Rõhutan väga, et Euroopa Liidu Ühendkuningriigi lepingu mõistes saavad osapooled kohaldada tollimaksusoodustust ainult teiselt poolelt pärinevale tootele. See tähendab, et näiteks kui Ühendkuningriigist eksporditakse kaupu Euroopa Liitu, siis soodustust saab kohaldada ainult Ühendkuningriigi päritoluga kaupadele, mitte Euroopa Liidu päritoluga kaupadele. Ja niisiis, tariifse sooduskohtlemise taotluse aluseks on 2 võimalust. On eksportija koostatud päritolukinnitus toote päritolustaatuse kohta või teine võimalus, importija teadmine, et tootel on päritolustaatus. Nendest mõlemast tollimaksusoodustuse taotlemisest ma järgnevatel slaididel räägingi natukene üksikasjalikumalt. Aga enne mainin ära, et tariifse sooduskohtlemise taotluse esitamise aeg on Euroopa Liidu importijatele sätestatud sellisel moel, et see peab toimuma importimise ajal. Ja juhul, kui Euroopa Liitu importimise ajal ei taotletud sooduskohtlemist, siis see tähendab, et tuleb tollimaks ära maksta, kuid importijal on võimalik tollimaksu tagasi taotleda või tollimaksu vähendamist taotleda hiljemalt 3 aastat pärast importimise kuupäeva. Et praegu, kui Euroopa Liidu Ühendkuningriigi leping on alles küllaltki värskelt jõustunud, siis võib esineda küllaltki sageli neid juhtumeid, kui kas eksportija ei ole päritolukinnitust osanud või saanud või suutnud veel koostada, et siis Euroopa Liitu importimise ajal, et juhul, kui ei ole seda päritolukinnitust esitada, siis tuleb meeles pidada, et on võimalik 3 aasta pärast
importimise kuupäeva, taotleda tollimaksu tagasi. Infoks ütlen seda, et Ühendkuningriigi importijad võivad esitada impordideklaratsiooni 2021. aasta jooksul 6 kuu vältel pärast importimise kuupäeva. Ja see võimalus on antud just nimelt sellepärast, et juhul, kui näiteks Euroopa Liidu eksportija ei ole veel päritolukinnitust koostada saanud mingil põhjusel, et siis on võimalik seda päritolukinnitust koostada mõnevõrra hiljem ja Ühendkuningriigi importijal on võimalik siis impordideklaratsiooni esitada 6 kuu jooksul. Oluline info päritolukinnituste puhul on selles, et peab teadvustama, et päritolukinnituse koostab eksportija ja päritolukinnituse koostatakse kaubaarvele või muule äridokumendile ja see info peab põhinema teabel, mis tõendab, et toode on päritolustaatusega. Eksportija vastutab päritolukinnituse ja selles esitatud teabe õigsuse eest. Selleks, et eksportija saaks koostada päritolukinnituse, selleks peab eksportija saama tarnijalt tarnijadeklaratsiooni või mõne muu samaväärse dokumendi, mis sisaldab sama teavet ja kirjeldab päritolustaatuseta materjale piisavalt üksikasjalikult, nii et neid kaupu on võimalik identifitseerida. Tarnijadeklaratsioon tähendab siis seda, et näiteks kui Eesti ettevõte ekspordib kaupu, mis on tegelikult näiteks Saksamaal toodetud, siis selleks, et Eesti eksportija saaks koostada kaubaarvele päritolukinnituse teksti selle kohta, et see eksporditav kaup vastab sooduspäritolu reeglitele. Selle jaoks Eesti eksportija peab saama Saksa tootja käest tarnijadeklaratsiooni, sest tarnija ju teab, missugustest materjalidest, missuguseid tootmisprotsesse kasutades see toode on toodetud. Et tarnijadeklaratsioon on oluline dokument päritolu kinnituse koostamisel, kaupade sooduspäritolu tõendamisel. Siinkohal soovin tähelepanu juhtida, et Euroopa Komisjoni rakendusmääruse alusel on lubatud Euroopa Liidu eksportijatel koostada käesoleval aastal, 2021. aastal päritolukinnitusi Ühendkuningriiki eksportimiseks ilma, et nende valduses oleksid kohe olemas tarnijadeklaratsioonid. See rakendusmäärus on avaldatud Euroopa Liidu teatajas 2020. aastal ja on ilmunud siis L446 väljaandes. Vaatamata sellele, et 2021. aastal võivad Euroopa Liidu eksportijad koostada ilma tarnijadeklaratsiooni omamiseta päritolukinnitusi, ütleb see rakendusmäärus, et tarnijadeklaratsioonid peavad olema Euroopa Liidu eksportijate käsutuses 1. jaanuariks 2022. Et sellega tuleb kindlasti arvestada ja soovitan selle rakendusmäärusega ka tutvuda. Seal on mõningaid praktilisi
juhiseid eksportijatele. Päritolukinnituse tekst. Päritolukinnituse tekst koostatakse lisa ORIG 4 sätestatud keeleversioonis ja esitatakse kaubaarvel või mõnes muus dokumendis, kus toodet on kirjeldatud piisavalt täpselt, et seda toodet oleks võimalik identifitseerida. Väga tähtis on silmas pidada, et päritolukinnituse tekst peab olema koostatud Euroopa Liidu või Ühendkuningriigi isikudokumendil. Selle Euroopa Liidu Ühendkuningriigi lepingu alusel ei või päritolukinnituse tekst olla koostatud näiteks Norra ettevõtte arvel või transpordidokumendil või pakkelehel. Oluline tingimus on, et päritolukinnituse tekst peab olema koostatud Euroopa Liidu või Ühendkuningriigi isikudokumendil. Päritolukinnituse tekst näeb välja siis niisugune, nagu ta siin slaidil on. Ajavahemik alates kuni viide 1 ütleb, et kui ajavahemikku ei kohaldata, siis võib väljad tühjaks jätta. Enamasti on siis dokumendi kuupäevaks näiteks kaubaarvel olev kaubaarve koostamise kuupäev. Päritolukinnituse tekst iseenesest seisneb siis järgnevas lauses. Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija, siis tuleb märkida eksportija viitenumber, deklareerib, et need tooted on Ühendkuningriigi või Euroopa Liidu sooduspäritolu, välja arvatud juhul, kui on selgelt osutatud teisiti. Koha ja aja võib märkimata jätta, kui see info on juba näiteks kaubaarve peal olemas. Eksportija nimi on kindlasti vaja märkida, kuid eksportija allkirja märkimine ei ole kohustuslik. Nüüd järgmistel slaididel räägin natukene pikemalt sellest viitest number 2 juures, kus on siis öeldud, et Euroopa Liidu eksportija puhul märgitakse viitenumbri lahtrisse REX number ja Ühendkuningriigi eksportija puhul on selleks viitenumbriks Ühendkuningriigis kohaldatavate õigusnormide kohaselt antud Ühendkuningriigi EORI number. Euroopa Liidu eksportija ja REX number. Selle kohta on siis järgmised reeglid ja kokkulepped lepingus. Euroopa Liidu eksportijal peab olema registreeritud eksportija number, REX number, kui sooduspäritoluga kauba väärtus saadetises on üle 6000 euro. Juhul, kui Euroopa Liidu eksportijal on juba REX number olemas, on juba taotletud näiteks seoses Kanada või Jaapani vabakaubanduslepinguga, siis ei ole vaja Ühendkuningriigi lepingu jaoks enam uut numbrit taotlema hakata. Põhimõte on, et Euroopa Liidu eksportijal on üks kehtiv REX number. Juhul, kui sooduspäritoluga kaupade väärtus saadetises on kuni 6000 eurot, siis võib päritolukinnituse koostada iga eksportija. See tähendab, ei pea olema REX numbrit. Sellisel juhul jäetakse päritolukinnituses eksportija viitenumber tühjaks. REX numbri taotlemine. Selle kohta on info Maksu- ja Tolliameti kodulehel ja selleks
tuleb kasutada vastavat taotlemise, REX-numbri taotlemise vormi. REX-numbri taotlus tuleb esitada digiallkirjastatud elektronpostiga aadressile EMTA tavalise postiga Maksu- ja Tolliameti tolliosakonna nimele ja Lõõtsa tänav 8A Tallinn. Alloleval lingil on info, kus on täpsem informatsioon REX-numbri taotlemise kohta. Ja selle slaidi juures ma tahan veel lisada, et alates 25. jaanuarist 2021 on Euroopa Komisjon võtnud kasutusele uue rakenduse, mis võimaldab ettevõtjatel hakata REX-numbreid taotlema elektrooniliselt. Selles osas täiendan infot, mis on selle slaidi juures link viidatud, et sinna lähema aja jooksul panen ka info selle kohta, kuidas on võimalik hakata taotlema registreeritud eksportija ehk REX-numbrit elektroonselt. Ühendkuningriigi eksportijast. Siis Ühendkuningriigi eksportijad peavad Ühendkuningriigis kasutatava GB EORi numbri märkima päritolukinnituse teksti alati, olenemata saadetise väärtusest. Ühendkuningriigist Euroopa Liitu saadetistele, millele Ühendkuningriikides on koostatud päritolukinnitus, nende puhul ei kohaldata 6000 euro väärtuse piirmäära. Ja kordan siis veel kord, et Ühendkuningriigi eksportija poolt koostatud päritolukinnitus peab alati sisaldama Ühendkuningriigi EORi numbrit. Ja seda Ühendkuningriigi EORi numbri kehtivust saab kontrollida siis vastava päringu kaudu, mille kohta on sellel slaidil link toodud. Päritolukinnituse kehtivusaeg on 12 kuud selle koostamise kuupäevast või importiva poole sätestatud pikema ajavahemiku jooksul, kuid mitte kauem kui 24 kuud. Need 24 kuud tulevad mängu näiteks nendes olukordades, kui kaubad pannakse tollilattu ja kui tolli ladustamisel on siis see päritolutõend kohe esitatud, siis see päritolukinnitus on kasutatav 24 kuud. Dokumenteerimise nõuded. Lepingu artikkel ORIC 22 sätestab siis dokumenteerimise nõuded ja siin on öeldud nii, et päritolukinnituse koostanud eksportija säilitab vähemalt 4 aastat pärast päritolukinnituse väljaandmist päritolukinnituse koopiat ja kõiki dokumente, mis tõendavad, et toode vastab päritolu staatuse saamise nõuetele. Nii, kõnelesin pikalt päritolu taotlemise tariifse sooduskohtlemise taotluse võimalusest päritolukinnituse alusel. Nüüd selle slaidiga olen jõudnud järgmise võimaluse juurde, et tariifset sooduskohtlemist on võimalik taotleda ka importija teadmisena, et tootel on päritolukinnitus. Säte on siis artiklis ORIC 18 lõige 2
B. Ja see siis tähendab, et importiv pool võimaldab importimisel tariifset sooduskohtlemist teiselt poolelt pärinevale tootele importija taotluse alusel. Importija vastutab tariifse sooduskohtlemise taotluse õigsuse ja lepingus sätestatud päritolu nõuetele vastavuse eest. Importija teadmise alusel soodustuse taotlemine eeldab, et Ühendkuningriigi eksportija või tootja on andnud Euroopa Liidu importijale Ühendkuningriigis toodetud toote kohta üksikasjalikku informatsiooni, millistest materjalidest, milliseid tootmisprotsesse kasutades on see toode Ühendkuningriigis toodetud. Et siinkohal tahan öelda, et kui kasutada importija teadmist tariifse sooduskohtlemise taotlemisel, siis samamoodi on vaja vaadata lepingu tootepõhistest päritolureeglitest, et milles selle toote päritolureeglid seisnevad ja kas nüüd importijal tõepoolest on võimalik tõendada nende kaupade Ühendkuningriigi sooduspäritolu. Tahan siinkohal ka tähelepanu juhtida, et sooduspäritolu tõendamist ei ole võimalik ja ei tohi teha märke Made in UK alusel, sest see ei väljenda neid nõudeid, mis on lepingus ette nähtud sooduspäritolu reeglites. Kui tollimaksu soodustuse taotlus põhineb importija teadmisel, siis importija peab säilitama vähemalt 3 aastat kõiki dokumente, mis tõendavad, et toode vastab päritolu staatuse saamise nõuetele. Nüüd veel mõned sõnad ka väikesaadetiste kohta. Artikkel ORIC 23 ütleb siis seda, et Euroopa Liidus võib ilma päritolu kinnituseta või ilma päritolu tõendamiseta saada tollimaksu soodustust vaid juhul, kui on täidetud järgmised tingimused. Ja need tingimused on: kui eraisik saadab eraisikule väikepakendis toote, mille koguväärtus on kuni 500 eurot. Ja teine juhtum, kui päritolu kinnitust või päritolu tõendamist ei ole vaja esitada, tõendada, on reisija isikliku pagasi hulka kuuluv toode, mille koguväärtus on kuni 1200 eurot. Kui Euroopa Liidu eraisik tellib kaupa Ühendkuningriigi ettevõttelt, siis Euroopa Liidus tollimaksu soodustuse saamiseks on soovitatav kasutada päritolu kinnitust Ühendkuningriigi eksportijalt. Ma ütlen seda sellepärast nii, et kui mina eraisikuna tellin Ühendkuningriigist mingeid kaupu, mingeid riideid või kosmeetikat, siis minul eraisikuna on väga keeruline taotleda tariifset sooduskohtlemist importija teadmise alusel, sest minul eraisikuna ei ole mitte kuskilt võtta seda infot, kuidas Ühendkuningriigis täpselt see toode on toodetud, missuguseid materjale on kasutatud, missuguseid tootmisprotsesse on kasutatud.
Siis veel niisugune teema, mille kohta on olnud üksjagu palju küsimusi. Euroopa Liidu kauba tagasitoomine Ühendkuningriigist. Euroopa Liidu kauba tagasitoomine Ühendkuningriigist Euroopa Liitu, see ei ole päritolu tõendamise teema ja tariifset sooduskohtlemist ei ole tagasi toodud kaupadele ette nähtud. Ja põhjenduseks on siis see, et Euroopa Liidu Ühendkuningriigi lepingu artikkel ORIC 18 sätestab, et importiv pool võimaldab importimisel tariifset sooduskohtlemist teiselt poolelt pärinevale tootele. Aga kui Ühendkuningriigist soovitakse tagasi tuua Euroopa Liidu päritoluga kaupa, siis see säte ei ole artikli ORIC 18 mõistes kohaldatav. Euroopa Liidu päritoluga kauba tagasitoomine Ühendkuningriigist. Sel puhul on vaja tõendada kauba Euroopa Liidu staatust ja Brexiti suuniste dokumendis on punkt 5.4, mille kohaselt tõendatakse kauba viimine Ühendkuningriiki transpordidokumendiga. Ning lisaks võib esitada ka muid kauba kohta koostatud dokumente, et tõendada kauba säilimine muutumatul kujul samas seisus. Ühendkuningriigist sooduspäritoluga kauba deklareerimisel on siis olulised järgmised 3 lahtrit tollideklaratsioonil. Lahtrisse 34 päritoluriik märgitakse kood GB. Lahtrisse 36 soodusrežiim märgitakse kood 300 ja tollideklaratsiooni lahtrisse 44 märgitakse lisadokumendi kood ETT-st. Neid koode on 3, mis kohaldatakse Euroopa Liidu Ühendkuningriigi lepingu järgi. Need on siis koodid U116, U117, U118. U116 koodi siis kasutatakse sellel juhul, kui päritolu või kui tariifset sooduskohtlemist taotletakse päritolu kinnituse alusel, nii nagu on sätestatud siis lepingu artiklis ORIC 19. Kordan siin veel kord, et päritolu kinnituse tekst koostatakse siis eksportija poolt kauba arvele või pakkelehele või muule Ühendkuningriigi ettevõtte koostatud dokumendil, millel on siis Ühendkuningriigi sooduspäritoluga toode kirjeldatud piisavalt täpselt, et seda oleks võimalik identifitseerida. ETT koodi U117 kasutatakse sel juhul, kui tariifse sooduskohtlemise aluseks on importija teadmine, nii nagu on siis sätestatud lepingu artiklis ORIC 21. Ja kordan siinkohal samuti veel, et importija teadmise alusel soodustuse taotlemine eeldab seda, et Ühendkuningriigi eksportija või tootja on andnud Euroopa Liidu importijale Ühendkuningriigi toodete tootmise kohta piisavalt infot. Sooduspäritolu tõendamise aluseks ei ole see, et tootele või tootedokumentidele on märgitud Made in UK. Sooduspäritoluga kaubad peavad vastama Euroopa Liidu Ühendkuningriigi kaubanduskoostöölepingus ette nähtud päritolureeglitele ja importija teadmise alusel peab olema siis importija suuteline tõendama, et need päritolureeglid on täidetud.
Ja kolmas kood on U118. Seda kasutatakse siis niisugustel juhtudel, kui on tegemist identsetest toodetest koosnevate mitmekordsete saadetistega ja koostatakse siis päritolukinnitus pikema perioodi kohta. Nii nagu sellel slaidil, kus päritolukinnituse tekst oli, seal oli märgitud ajavahemik. Vot siis nüüd sellel juhul, kui kasutatakse koodi U118, sellel juhul on siis vajadus märkida päritolukinnituse teksti see ajavahemik. Ja siis, kui päritolukinnitus on koostatud mitme saadetise kohta, mis siis koosnevad ühesuguse päritolustaatusega toodetest, siis tuleb märkida ajavahemik, mille kohta päritolukinnitus kehtib. Ajavahemik ei tohi ületada 12 kuud. Toote kogu import peab toimuma märgitud ajavahemiku jooksul. Lähen korraks siia deklareerimise slaidile veel tagasi ja ütlen nii, et juhul, kui ei ole võimalik tõendada kauba sooduspäritolu, ei sellisel moel, et eksportija oleks koostanud päritolukinnituse ega sellisel moel, et importijal oleks olnud piisavalt infot kauba tootmise kohta, toote tootmise kohta, siis see tähendab, et ei ole võimalik nende kaupade importimisel soodustust taotleda. Sellisel juhul märgitakse tollideklaratsiooni lahtrisse 36 kood 100, tollideklaratsiooni lahtrisse 44 ei ole sel juhul ühtegi ETT koodi märkida ja sel juhul arvestatakse imporditavatele kaupadele tollimaks. Ja viimane slaid tänase koolituse puhul on see, et Euroopa Komisjon on loonud veebilehe, kus on rakendus päritolureeglite enesehindamise nagu vahendina. Ja see on interaktiivne juhend, mis hõlmab nii eksporti kui ka importi. Selle rakenduse nimetus on ROSA, Rules of Origin Self-Assessment. Selles rakenduses on juba hõlmatud järgmiste riikidega lepingud, mis siis sisaldavad päritolureegleid. Et seda rakendust saab siis kasutada nii kaubavahetuses sooduspäritolu tingimuste hindamiseks Kanadaga, Kesk-Ameerikaga, Kolumbia, Peruu ja Ecuadoriga, Jaapan, Lõuna-Korea, Ühendkuningriik ja Vietnam. Seda rakendust komisjon pidevalt täiendab. Ma julgustaksin seda rakendust kasutada ja kõige lihtsam viis on lihtsalt interneti otsingu ribale märkida ROSA, Rules of Origin Self-Assessment. Ütlen ka ära, et see lehekülg on juba automaattõlkega ka eesti keelde tõlgitud. Et julgustan seda rakendust kasutama, sest see on kindlasti abiks sooduspäritolu reeglite kindlaks määramisel.
Sellega on minu tänane ettekanne lõppenud. Tänan, et kuulasite